Tere sõbrad! Viimasel ajal on Tehnika TV saated muutunud kuidagi tubaseks ja sestap oleme tulnud tähistama seda õue ja võtnud kaasa ka õue või grüne spetsialist Väintsi, kes on tagasi kodumaal. Jah, nädalakene on juba Eestimaal oldud ja ma pean tunnistama, et kui sa ütlesid mulle tänase saate teema, siis ma suhtusin sellesse kerge skepsisega ja pean tunnistama, et see jätkub. Teema on pealamp. Nimelt sellepärast me olemegi õues pimedas, ootame pimedat, meil ei ole pime. Äkki varsti läheb ja võtsin kaasa siis pealambi. Tegemist on maailma esimese sellise pealambiga, mis reguleerib ise valgust. See oli nagu number 1 võtmesõna. Ehk et vaatad kaugele, kõik on valge. Vaatad lähedale, valge on nii palju, kui ainult lähedal on. Kõlab keeruliselt. Tegelikult on ju lihtne, vaata, päeval on sama valge. Vaata, päeval ei ole nii, et sul on lähedal valgem kui kaugel, eks ole. Igal pool on sama valge. Jah, vaata, silm vaatab, lamp ei vaata. Ja selle lambiga on siis selline lugu, et siin on nimelt kohe siin üleval ongi, kus paistab, et oleks justkui lamp, aga tegelikult see ei ole lamp, see ongi sensor. Ja see vaatab siis, kui valge on. Ehk et tegelikult ta vaatab seda, kui palju silma ulatub valgust, eks ole. Et mitte siis, kui valge nagu õues on, vaid täpselt kui palju seda valgust kiirgab selle vaataja otsmikuni. Ja siin all on 2 elementi. Siin all on lainurkelement, mis näitab hästi laialt ja ühtlaselt ja siis on siin prožektori element, mis näitab kitsalt ja kaugele. Aga seda nüüd manageerib see lamp täiesti ise, kuidas ta neid prožektoreid ja lainurkelemente kasutab. Ehk et sina saad öelda, palju neid võib kasutada, mitu protsenti. Okay. Et läheb keeruliseks, tegelikult ongi keeruline, sest et siin lambil on nimelt USB otsik teisel pool ja selle USB otsiku abil siis on võimalik see lamp pista arvuti taha ja arvuti taga hakkab alles tõeline selline konfigureerimise mõnu pihta. Ma vahepeal räägin sulle, mida lihtne lamp tähendab. Vaata, mul on endal kaamera küljes üks sama firma lamp on ju ja näed, lihtsalt käib nii, et sa vajutad ühest nupust tööle, teisest vajutad ta veidi leebemaks ja siis paned kinni. Ja see on lihtne lamp on ju. Just. Nii kui ta arvuti taha pista, siis on kohe näha, et aku hakkas laadima, mis on ka väga märkimisväärne, sest selle lambi puhul siin ei olegi muud laadijat. Siin ongi USB. Kas paned arvuti taha, paned seinalaadijasse, mingit probleemi ei ole tegelikult. Igalt poolt saab laadida. Tänapäeval on kindlasti inimesel olemas mingi USB auguga laadija. Ilmselt sul on telefonil samamoodi. Jah, eriti kui minna jalgsimatkale nädalateks. Aga siis võtad kaasa, vaata, mis on see päiksepatereiga julla. Seal on ka tegelikult. Jah, no alternatiive leiab, aga sul on kindlasti mingisugune ülevaade, et millisele inimeste grupile see üldse mõeldud on see lamp? Mulle ei ole sobib. Et väga tegelikult ma ei ole absoluutselt mingisugune selline hardcore matkaja ja ma pealampidest ei teadnud tegelikult suurt midagi. Aga tõepoolest, ütleme, see esimene hetk, kui ta panna siia arvuti taha, see isegi kergelt ka minul hakkas mõjuma juba frustreerivalt, sest nagu näha, tuli selle lambile kõigepealt panna nimi. Mina panin talle nimeks Harald ja siis järgmisena tuli panna ka nimi akule. Nii et ilma selleta ei saanud. Ja siin ta näitab ka, kui täis on siis aku nimega Ursula ja tegelikult see võib-olla naljakas, aga asja mõte on ilmselt selles, et kui sa oled tõesti selline vend, kelle neid lampe on terve riiul täis on ju, siis sul on nagu hea ülevaade, et milline aku on mis, eks ole, ja kui täis on mingi aku ja aku on kusjuures liitium-ion aku, nii et väga vastupidav, väga kerge aku on siin sees. Aga ühesõnaga jah, siis kui panna see asi käima, on siin kohe näha need samad 4 profiili ja kusjuures need on siis tema valmis profiilid, mis on siin kohe valida. Kui sa tõesti viitsi midagi teha, siis sa võid võtta siit mõne valmis profiili. Küll oleks arukas läbi lugeda see jutt, mis siin on kirjas, sellepärast, et see jutt tegelikult nagu nüüd kirjutabki, et mida see profiil teeb. Ja siis on siin näha need levelid, mitu meetrit, palju ta tunde kestab ja siis viimane aste ongi see, et kuidas see tema sensori tundlikkusega lood on siis, et kas ta on nagu maksimaalne või siis 5-astmeliselt saab seda reguleerida. Ja ütleme, mina olengi nüüd siin teinud ühe oma sellise profiili, mida ma olen siis teinud siia nagu 5 levelit, hakkab siis kõige sellest leebemast pihta, ma võin siin kohe öelda modify ja siis on tegelikult täpselt näha, nüüd ma võingi võtta siis siit selle esimese astme ja nüüd saabub siia selline graafikute ema, kus saab siis valida kõigepealt selle slaideriga, palju ma tahan seda lai kiirt või lainurka. Siis näed siin kohe, eks ole, jooksevad üks numbrid, näitavad patarei tööiga, näitavad kiire kaugust, on ju. Siis
kui ma seda slaiderit hakkan nihutama, siis jookseb siin, eks ole, ka see nii-öelda prožektori valgustugevuse järgi siis vastavalt kaugus, aeg. Nii et selliste slaideritega saab siis asja panna paika, iga astme. Siin saab siis muuta veel seda, et kuidas sa tahad seda nagu lähedale vaatamise tugevust, eks ole. Jah, vot see ongi, ma praegu näen ühte mõtet, et kui sa oled selline näiteks mingisuguses koobakses käia ja siis kui sa paned ta hästi kangeks endale pähe ja järgmisel hetkel tahad kaardi pealt vaadata, mis seis on, siis põletab kaardile augu sisse. See on jumala õige point ja teine point on see, et kui sa koopast välja ronid, siis on ka see hetk, et tegelikult ei ole enam lamp üldse vaja, eks ole. Ja siis ta kustutab iseenesest lambi kohe ära, nii et ei ole nagu mingit probleemi sellega, et sa pead ise mehkeldama. Ühesõnaga, need astmed saad siit kenasti paika panna ja kui meeldib, ütled save, eks ole, ja 5 tükki siis mahub lampi neid astmeid, kus ta siis ise seda valgust regullib. Praegu need 5 tükki, mis mul siin näidukaks on tehtud, oligi niimoodi, et ma alguses läksin nagu väga sellise leebe käekirjaga peale ja siis selle viimase astme siis keerasin põhimõtteliselt punni põhja, ütleme nii, et panin siis prose põhja ja panin siis selle lainurga natukene, pole enam mõtet nii suurt laia nurka, eks ole, panna, kui sa nii vahid kaugele. Ja kui nüüd sellest veel väheks jääb nendest asenditest, siis on siin tegelikult olemas ka siis 5 võimalust programmeerida ka lihtsalt tema püsipõlemist, kui sa tahad lihtsalt, et sul oleks kogu aeg prose või valgus. Et täpselt samamoodi saad öelda seda, kuidas seda proged ja siin on ka lausa võimalik testida. Nii et võid öelda test ja nüüd hakkab meie suurepärane lamp põlema ja siis saad kohe seda slaiderit liigutada ja eks ole, lambi valgustugevus kohe siin muutub, saad kohe vaadata, et selle asja mõte on pigem nüüd nagu selles, et kes on sellised spordimehed, kes tahavad näiteks täpselt teada, et neil on vaja umbes, ma ei tea, vaadata, eks ole, 90 meetri kaugusele tund ja 40 minutit. Siis nad panevad siin slaideritega sellise positsiooni, et nüüd ongi, et tund ja 40 minutit kestab ja näitab nii eledus. Aga need 5 eelseadet, mis sa teed, need on nupuga muudetavad? Need on kõik selle sama ühe nupuga muudetavad, nagu järjest kerid läbi neid asendeid. Aga see andur seal lambi üleval osas siis, mida see teeb? Andur teebki nüüd seda, et ta vaatab siis seda palju valgust peegeldub tagasi. Nii et tegelikult, kui isegi sa paned selle lambi selle kõige võimsama asendi peale ja andur näeb, et valgust peegeldub tagasi palju, siis on asi täitsa tegelikult kasutatav. Nii et ütleme, mõnes mõttes on see küll võib-olla selliste programmeerijate unistus, mis siit ekraanilt paistab, on ju. Aga teistpidi võib-olla ei olegi mõtet seda üldse siin nii keeruliseks ajada, võid täiesti vabalt isegi. Ma vaatasin teha omal mingisuguse profiili, et viskadki kõik võimsused põhja, ütled, et see tundlikkus on ka nagu põhjas ja absoluutselt lähedale vaatad ja väga mõnus on. Ja vaatad kaugele, kõik on kohe valge. On sul mingisugust aimu, kui kaua see aku ennast täis laeb? Aku on 2300 milliampertunnine ja 3,7 volti, mis tähendab seda, et ta sellisest tavalisest USB-pordist, mis nüüd arvuti taga on, laeb circa 5-6 tundi. Aga kui sa pistad ta sellise kangema laadija taha stiilis iPad või mingi muu asi, siis ta virutab seal täis mingi poole lühema ajaga. Ja tegelikult siin on ka selline tagavara point, mis ei ole üldse paha, et nimelt kui ikka see aku, mis on selline üks julla, kui see ikka tühjaks saab, siis on siia võimalus pista ka 2 3A mõõtuspatareid. Et kui on asi halb on ju, siis paned patareid igaks tasku ja saad ka tegelikult edasi valgustada. Et selles mõttes ka väga, väga hea mõte on. Ja kogu see konstruktsioon on tegelikult vägagi veekindel, et sellel on isegi peast ei ütle kohe, mis IP siin oli. Kas oli IP X4 või sinna kanti, nii et ta on nagu 30 sentimeetrit vee all kannatab ta ka käia. Ja ta on põhimõtteliselt ikkagi nagu täisilmastiku kindel asi igast otsast, eks ole. Ja sa saad ju tänu nende režiimidele ise valida ka, kui kaua sul see aku vastu peab. Selles point ongi, jah. Et kui sa tahad nagu, eks ole, mingit kindlat aega, siis sa saad nagu vaadata selle aja ja see aku, ütleme, tema nagu täisvõimsusega on umbes tund, kui sa ikka kõik need heeblid põhja keerad. Aga siis on tal valgust ka ikka hullumeelselt palju, mida peab ütlema selle lambi kohta. See on täiesti uskumatu, et luumenites on 355, kui see kellelegi midagi ütleb, aga reaalses elus võib täitsa autoga sõita niimoodi pimedus, et sa lihtsalt paned selle pähe, siis sõidad autoga. Toimib. Et jube võimas lamp on ta küll ja võimsuses ei ole ka ainult asi, et just asi on selles valguse kvaliteedis, nagu kui ühtlane ja ilus see kiir on. Põhimõtteliselt, kui nüüd ta käima panna, siis nupust keeradki klõps ja klõps neid profiile ja nüüd praegu ma paningi ta selle kõige võimsama peale ja nagu näha, käsi ei ole üldse väga ele, mida väint siin hoiab, aga kui ma selle sensori nüüd kinni katan siit,
siis lamp virutab kohe juba valus on vaadata. Täitsa valus on joo, jah, et tegelikult seda sensorit jah, ei ole nagu arukas kinni katta, aga jah, nii kui vaadata nüüd eemale, siis kohe see muutub see võimsus täiesti sekundi murdosa jooksul. Ma pean tunnistama, et mu skeptiline hoiak hakkab kaduma, sest ma näen reaalselt, kuidas see tegelikult töötab. Ja peab mainima, et kui see lamp pähe omale panna, siis istud peas väga mugavalt, sest vaata, see aku on siin taga. Ja kogu see raskus nagu jaotub ära. Et muidu paned tavaliselt pealambi, siis on siuke lugu, et aku on ees ja siis oled nagu pomm on pea küljes. Et väga mõnus. Ja praegu põleb ta mul nüüd sellises kõige lahjemas asendis, mis tähendab seda, et ei ole nagu hullult valge. Et valge müts on täitsa siuke ei pimesta, eks ole, kedagi ja väga ilusti hajutab seda valguskiirt. Ma näen tegelikult kasutus ka enda selle filmimise alal. No, et tegelikult ongi selle võrra mugavam, et kui sul on siuke liikuv taust kogu aeg, vahepeal on vaja inimestega mingid intekat teha, siis ta ise reguleerib ära niimoodi, et ta võtab sealt kaugelt neid asju, valgustab, mida sul vaja on ja kui sa keerad inimese peale, siis ta kohe inimest ei tapa ära selle valgusega, vaid ta ise reguleerib ennast mõistlikuks, et hakkab järjest plusse välja tulema mu endagi üllatuseks. Ja kuna see valgus on nagu ühtlane, vaata see lainurk on tõesti lai, et ta on selline, et sa kuskil telgis ringi kohmitsed, siis ongi mõnusalt kõik valge. Ja ei tapa, eks ole, valgus ära, ei ole liiga kõva, aga kui ta nüüd keerata seda siin juurde, meil ei ole muidugi õues päris pime. Et nüüd on ta sellise asendi peal, kus ta siis vajaduse korral keeraks ennast päris põhja ja noh, siit kaugele nüüd vaadata, ta ei otsustab muidugi, et veel ei ole päris pime, et kui see sensor käega kinni panna, vot. Siis viskab rongi tule põlema. Siis läheb see rongi tuli põlema ja 110 meetrit on ikka arvestatav valgusjõud. Et see ei ole mingi nali, et tal on see nagu pimestamise ohuaste on tal 2, mis tähendab seda, et alla 75 sentimeetrit siia vaadates võib juba saada mingi kergemakujulise silmakahjustuse, eks ole. Nii et sellise hämara videvikuga ta ei lükka täit raudagi põlema, mida ei ole vaja, eks ole. Ta vaatab, et sellel ei ole point. Aga seda osta saab ilma retseptita või? Kui ta nii kange on, et äkki on vaja mingi spetsiaalpaberit. Ütleme, ainuke retsept on 139 €. Kui see on olemas, siis saab osta, mida ei ole ju palju tegelikult. Et ma ausalt öeldes arvasin, et see hinnanumber tuleb krõbedam, et kui tõest kevadel räägiti, siis tegelikult Inglise naeltes oli see hind isegi karmim, et Eestis on see hind selle kohta küll, ma ütleks väga, väga soodne. Nii et siin on nüüd praegu sul teha ikkagi väga imestunud nägu aeg ja öelda, et see on väga kihvt lamp või kuidas sulle tundub? Jah, ma olen iseenesest juba vendunud, ma pean nüüd selle retsepti poolega tegelema veel. Ega vist polegi muud öelda, kui et minge siis uurige asja. Matkasport on see koht, kus selle lambiga saab lähemalt tutvust teha. Minge vaadake ja tehke.